Tere! Täna räägime James Webbi kosmoseteleskoobist, aga unustage hetkeks, et see on lihtsalt üks instrument taevas. Mõelge sellest pigem kui milleski, mis on käima lükanud täieliku revolutsiooni ja seda selles, kuidas me absoluutselt kõigest aru saame. Sest see, mida me sealt sügavast pimeduses leiame, see pole lihtsalt uued tähed ja galaktikad. Ei, see läheb palju sügavamale. See puudutab reaalsuse enda olemust. Ja vaata, see tsitaat siin, see tabab täpselt naela peale pihta. See võtab kokku selle, millest me täna räägime. Nii et kohe hoiatan. See siin ei ole mingi kerge selgitus, mis annab sulle kõik vastused kandikul kätte. Ei, hoopis vastupidi. See on üks sügav sukeldumine nendesse, päris pead pööritavatesse küsimustesse, mida Webb meile sealt kosmosest saadab. Ja need küsimused sunnivad meid absoluutselt kõike, mida me arvasime teadvat, täiesti ümber mõtlema. Okei, lähme siis asja juurde. Et aru saada, kui suur see muutus tegelikult on, peame esmalt meelde tuletama seda vana lugu kosmosest. Tead küll, seda, mida meile kõigile koolis on räägitud. See on see turvaline tuttav pilt, eks ole. Aga just see pilt ongi praegu meie silme all täielikult koost lagunemas. Mõelge korraks. Aastakümneid on meile räägitud, et universumi algus oli üks suur, kaootiline supp. Ja sellest suppist hakkasid siis hästi aeglaselt tekkima esimesed struktuurid. Loogiline, eks? Aga Webbi pildid räägivad hoopis teist juttu. Täiesti teist. Need näitavad meile universumid, mis oli uskumatu küll, aga šokeerivad korras ja küps. Ja seda palju varem, kui ükski meie teooria oleks osanud arvata. See on ausalt öeldes täielik šokk kogu senesele kosmoloogiale. Ja nüüd jõuamegi asja tuumani, nende väga konkreetsete ja ütleme ausalt päris häirivate avastusteni, mis lihtsalt lammutavad vanad mudelid maha. Me räägime andmetest, mis panevad proovile kogu meie loogika. Asjadest, mida mõistusega on peaaegu võimatu seletada. Kõige suurem peavalu ongi see, mida teadlased on hakanud kutsuma võimatuteks galaktikateks. Mida see tähendab? See tähendab, et Webb leiab hiiglaslikke, keerulisi, täiesti valmis galaktikaid sealt, kus neid lihtsalt ei tohiks olla. Otse universumi algusest. Ja nüüd hoidke kinni, sest see on tõeliselt vapustav osa. Need küpsed, suured galaktikad, need ilmuvad pildile kõigest 300 miljonit aastat pärast suurt pauku. 300 miljonit. Kosmilises mõõtkavas on see on nagu silmapilk. See on aeg, kus meie teooriate järgi peaksid seal ringi hüljuma ainult esimesed pisikesed galaktikate alged, mitte mingid täisväärtuslikud hiiglased. Ja see viibki meid otse selle, kogu maailmapilti muutva küsimuseni, mille ees kosmoloogid praegu seisavad. Ja siin on oluline aru saada. See ei ole mingi väike iluviga teoorias. Ei, see seab kahtluse alla midagi palju fundamentaalsemat. See seab kahtluse alla meie arusaama põhjusest ja tagajärgest ja ajast endast. Ja kui te arvate, et see oli juba imelik, siis hoidke alt. Siit edasi läheb asi veelgi kummalisemaks. Me oleme justkui sisenemas küülikuurgu, kus need põhireeglid, mis meie arvates reaalsust koos hoiavad, hakkavad lihtsalt painduma ja murduma. Mõelge sellele. Mis siis, kui aeg ei olegi sirge tee, mis liigub minevikust tulevikku? Mis siis, kui see polegi nool? Webbi andmed justkui viitavad sellele, et aeg on pigem nagu paindlik kangas. Ja selle kanga peal on minevik, olevik ja tulevik olemas korraga, ühes ja samas kosmilise võnkes. Ja siit tuleb järgnene pomm. Tundub, et teleskoop tikt on kinni püüdnud valgust, mis tuleb väljast poolt meie tuntud universumi piire. Mõelge, mida see tähendab. See võib olla esimene päris tõend multiversumist. Esimene märk sellest, et meie universum ei ole üksi, et me oleme osa milleski, palju suuremast. Aga oodake, see pole veel kõik. On leitud ka teisi asju, mis on, täiesti mõistusevastased. Näiteks tsoonid, kus gravitatsioon justkui töötab tagurpidi, lükkab asju eemale, mitte ei tõmba ligi. Ja mis veelgi pöörasem, on vihjeid, et mõnikord võib tagajärg juhtuda enne oma põhjust. Kujutage ette, see keerab ju kõik pea peale, mida me põhjuslikkusest teame. Okei, me oleme nüüd rääkinud, kuidas välisreaalsuse reeglid lagunevad, aga lähme nüüd sammu edasi ja küsime, mis see kõik meie endi jaoks tähendab? Loome silla nende kosmiliste anomaaliate ja inimteadvuse vahele. Mis on meie koht selles uues, kummalises reaalsuses? On üks teooria, mida kutsutakse holograafiliks printsiibiks ja see on päris metsik. See ütleb, et mis siis, kui kogu meie kolmemõõtmeline reaalsus on tegelikult lihtsalt projektsioon, nagu film, mis projekteeritakse kahemõõtmiselt ekraanilt. Kui see on tõsi, siis kõik, mida me näeme ja kogeme, galaktikad, tähed, sina, mina, on tegelikult lihtsalt ühe sügavama nähtamatu infokoodi ilming.
ja teate mis? Veeb justkui toetab seda ideed, sest see näitab meile uskumatut sümmeetriaid ja mustreid, mis korduvad absoluutselt igal pool. Needsamad fraktaalsed mustrid on olemas nii kõige väikesetes osakestes kui ka kõige suuremates galaktikaparvedes. See on justkui vihje, et selle näilise kaose taga on peidus mingi sügav matemaatiline kord. Ja siin tuleb mängu kvantfüüsika. See on meile juba ammu öelnud, et ainuks see, et sa midagi vaatad, muudab seda, mida sa vaatad. Mõelge selle peale. See tähendab, et reaalsus pole mingi kivisse raiutud asi. Ei, see sünnib pidevalt, mateeria ja teadvuse koostöös. Me ei ole lihtsalt pealtvaatajad, me ei vaata filmi, me oleme ise selles filmis. Ja see viib meid ühe päris radikaalse mõtteni. Mis siis, kui meie teadvus ei olegi lihtsalt, aju tegevuse kõrvalprodukt? Mis siis, kui see on hoopis midagi enamat? Näiteks antenn, liides nähtava maailma ja selle nähtamatu infovälja vahel. Antenn, mis laseb meil ühendust saada reaalsuse erinevate kihtidega. Nii, hakkame nüüd otsid kokku tõmbama. Võtame selle kõik kokku ja mõtleme, mida see uus pilt kosmosest meie, inimkonna jaoks tegelikult tähendab. Sest olgem ausad, see ei ole enam lihtsalt mingi uus teaduslik teooria. See on täiesti uus lugu meist endist. Võib-olla on aeg sellest vanast mõttest lahti lasta. Sellest, et universum on nagu külm, elutu kellavärk. Lihtsalt masin. Veebiavastused maalivad hoopis teise pildi. Pildi elavast organismist, dünaamilisest, omavahel seotud ja võib-olla isegi teadlikust telvikust. Ja siin on midagi, mis on minu meelest eriti põnev. Tipptasemel teadus ja iidsed vaimsed õpetused hakkavad ootamatult kokku saama. Mõlemad räägivad ju tsüklitest, paralleelmaailmadest, sellest, et kõik on omavahel seotud. On justkui teadus annaks meile andmed ja vaimsus annaks tähenduse. Ja nüüd on need kaks hakanud rääkima sama keelt. Ja see kõik muudab muidugi ka meie enda rolli selles suures pildis. Meie teekond on muutumas. Me ei ole enam lihtsalt passiivsed vaatlejad kuskil kõrval. Meist on saamas aktiivsed osalejad. Ja võib-olla isegi teadlikud kaasloojad, kes oma enda teadvusega aitavad reaalsust kujundada. Ja lõpetuseks jätame teid ühe päris provokatiivse küsimusega. See on küsimus, mis võtab kogu selle teekonna kokku ja kutsub sind mõtlema oma enda sügava seose üle kosmosega. Niisiis küsi endalt, kas meie uurime universumit või on asi vastupidi? Kas universum uurib iseennast läbi meie? Jätan teid selle mõttega.